Kõne on kuulatud, kontsert on lõppenud, Gustav Ernes on lõppenud, Gustav Ernesaksa Mu isamaa, minu arm kõlas lõpulauluna ja raske on hoida tegelikult sellist hingeliigutust hetkel taga. Raske on hoida tegelikult sellist hingeliigutust hetkel tagasi. Aga sündmused lähevad siin omasoodu ja järgmiseks on presidendia, kus kõik külalised saavad siis kätelda presidenti ja presidendi prouat, mis tähendab seda, et saalist inimesed liiguvad välja kammersaali, jälle ringiga tagasi saali, aga saalist on selleks hetkeks saanud tantsusaal. Aga pidu ei käi ainult mitte siin Pärnu kontserdimajas, vaid kindlasti, kindlasti on juba heaks traditsiooniks saanud, et just 24. veebruaril kogunevad inimesed kokku, pereseltsis kokku kaetakse ehk parem söögilaud ja oleks ju tore sellist hetke pidupäevaga jäädvustada. Ja me kutsume teid siinkohal üles sellest sündmusest, sellest pidupäevast tegema ühte kena foto ülesvõtet ning riputama üles ERR-i uude portaali minupilt.err.ee ja kindlasti vähemalt Ringvaate saates me valikut nendest piltidest näitame ka televaatele jälle ringiga tagasi. Aga õige pea on kätlemiseks, aga enne veel räägime juttu külalistega, kes siia täna kogunenud. Minu vestluskaaslasteks on filmirežissöör Ilmar Raag ja kuigi tegelikult peaks vist ütlema mõlemale sõna ette X, sest et Anvarist on... Ma tahaks ikka mõne filmi veel teha. Anvarist sinust on saanud sõjamees, aga sellest me räägime pärast. Alustame presidendi kõnest. Mis on need asjad, Anvar, mis sulle kohe esimesena kõrva jäid? Mis sulle oluliselt tundusid? No, nagu president ise rõhutas, 3 suurt asja, tervis, haridus ja julgeolek. Presidendi kõne oli see aasta väga selge. Ma julgeks möönud aastaseid minutades ja olles neid ka nüüd üle lugenud, küll niimoodi öelda. Et ta jõudis küll nagu viimastel kordadel seal kõne lõpus ikka tagasi Eesti, aga seekord oli väga lihtne ja väga selge sõnumiga kõne. Ja mis see sõnum oli? Minu meelest ta kordas sellega päris mitu korda, et see, mis meid on siia toonud, meid edasi ei vii. Tsiteeri väga täpselt muidugi ilmselt, ja see käis seal veel mitmel korral läbi tegelikult, et see on nüüd see tunnetus, et me oleme jõudnud ühte kohta, aga me peame edasi minema. Kuidas sulle tundus, Ilmar? Samamoodi? Ma arvan küll, et põhimõtteliselt on aga ma mõtlesin kõigepealt selle peale, miks see kõne tundub mulle natukene erinev varasematest kõnedest. Ja millele president ka ise vahepeal vihjas, et väga palju sellisest igapäevasest avalikus ruumis kõlavast häda või vihakisast tuleb sellest, et käimas on konstantne valimiskampaania. Ja seetõttu siis ei korra asjadest rääkida nii-öelda lihtsalt ja rahulikult ja mõtlikult, et ka varasemad kõned on rohkem püüdnud olla mingisuguse valimiskampaania harjal, aga praegusel presidendil hetkel ei ole vaja enam kampaaniat teha. Tuleb see vahe, et kui need eelmised kõned võib-olla on emotsionaalselt rohkem rõhutatud või emotsionaalne retoorika on kaugemale viidud, siis seekord mingisugusel hetkel ma just nagu selline analüütiline kõne, mida teinekord kuuldakse tulevikuuuringute konverentside ettekandena mõnevõrra. Ja selles suhtes ma isegi jagan ära sealsed argumendid 2. Ühed on sellised, kus president ei suutnud ennast tagasi hoida ja tegi poleemilisi avaldusi, kus oli näha, et omad väited, näiteks küsimuses, et kas meil on demokraatia ohus, tema ütleb, et kuivõrd on palju rahulolematust, paradoksaalselt ja konstantne arutelu, järelikult demokraatia ei ole ohus. Üks on poleemiline, vihjab ühiskonnas eksisteerivatele tekstidele ja teine, mis on selline poleemiline väide, mis minu meelest oli peaaegu, et
oli see, et Eesti üheks probleemiks on suutmatus ellu viia suuri nagu väide, mille suutmatus ellu viia süvareforme. Ta ütles seda mitu korda, ta rõhutas seda kõigepealt kõne alguses, siis ta kõne lõpus, viimase osas tuli tagasi, öeldes, et ka haridust me ei ole suutnud nagu reformida. Aga mulle tundub, et see on nagu see väide, mis asi on kogu aeg õhus. Et ta sama asja üle ja süüdi, nagu ta ütles, on taas valimised ja bürokraatia ütleb. Tegelikult mulle tundub, et selles kõnes nüüd president oli võib-olla kõige rohkem nagu nende varasemate kõnedega, et president Ilvese puhul see erinevus tema avaliku kuvandi ja selle vahel, mida ta nagu kitsamas ringis või suur tegelikult. Paljudel inimestel on nii. Ja nüüd minu meelest see kõne oli selline kõne, mida ta oleks võinud vabalt pidada ka oma sõpradele kuskil paarikümne inimeses seltskonnas ja ma arvan, et see kõne ei oleks olnud väga teistsugune. Sina, Anvar, olid saalis. Kas oli mõni niisugune koht, kus sa tunnetasid, et rahvas reageeris või on eestlased ikkagi suhteliselt vaoshoitud, et sa mingid selliseid kõrvaga kuuldavaid emotsioone ma ei täheldanud. Aga kindlasti oli mitmed selliseid kohta, kus inimesed liigutasid ennast ja ma arvan tegelikult, et neid oli jah. Minule tundus, et eriti kui ma hakkasin üle mõtlema ja järele mõtlema, et mida ma kuulsin, siis oli selles kõnes üks selline asi, mida poliitiliselt tribüünilt peaaegu et varem ei ole öeldud ja see oli selles sissejuhatavas kohas 3 põhiteemale, tervisele, haridusele ja julgeolekule, rääkis seda demograafiast järsku konstanteeringu vormis, öeldes, et me oleme nüüd juba jõudu saamisega, et Eesti peredesse ei sünni niipea 4-5 last ja see demograafiline auk on niipea 4-5 last ja see demograafiline auk on tänaseks juba reaalsus. Et ei ole võimalik enam seda teha, ja see on nagu asi, mis nagu ma ütlesin, mida ma poliitiliselt tribüünilt esimest korda kuulsin ja seejärel ta ütleb, et nii, teeme selle konstanteeringu ära ja vaatame, et mis me siis nüüd edasi saame teha. Tal oli ka valis konkreetsed ettepanekud, näiteks sama vanemaealiste inimeste jätkuv ühiskonna tööka osana hoidmine kuni tegelikult selle Rootsi näiteni välja, et Rootsi riik siis on hiljuti otsustanud, et nendele pensioniealistele, kes töötavad edasi, nende tulumaks on poole väiksem. Tegelikult see minu meelest üks idee, mille üle võiks täitsa vabalt mõelda, et Eestis on täpselt samasugune olukord ja inimesed, kes on 67-aastased või mis iganes see pensioniiga meil olema saab, 67-aastane täna ja 67-aastane 20 aastat tagasi on 2 täiesti. Miks pärast me peaksime inimesed kuidagi niimoodi formaalselt lükkama ühiskonna aktiivsest elust välja? See on üks mõte kindlasti, mis on aktiivsest elust välja. See on üks mõte kindlasti, mis on väga kaalumist väärt. Aga ma lubasin lõpetuseks tulla tagasi teie suurte elumuutuste juurde. Minna poliitikasse, sina sõidad Ilmar 2 nädala pärast Kesk-Afrikasse missioonile. Mis on väikesel Eestil teie elumuutusest kasu, kui üldse on? Hästi lühidalt. No, ma loodan, et igal juhul on. Sellepärast, et kokkuvõttes ma tahan öelda seda, et see, mis mul on tundunud viimase see, et me oleme maailm on niivõrd väsinud üksteise aitamisest, et kusagil on jama ja siis leitakse, parem mitte sekkuda. Ennast Eestile kasulikuks mõelda on väga suur asi, aga usun, et kui kõik inimesed talitavad oma selle sisemise veendumuse järgi, nagu mina olen teinud, et siis oleks sellisest mõtlemisest palju kasu. Aitäh, Anvar Samost ja Ilmar Raag nende mõtete eest ja sõnajärg tagasi Gretele. Hetkel kätlemistseremooniaks ja tänab ka samas kõiki kontserdi tegijaid ja osalejaid, aga enne veel, kui see suur tseremoonia peale hakkab, on infoks nii palju öelda, et Heroldiks Sven Karpov ja muusikat mängib Weekend Guitar Trio. Aga Anderson, kuidas on? Oleks võinud ise võib-olla saada selle Heroldi rolli sel aastal enda kanda? Jumal tänatud, ei tehtud
sellist pakkumist, muidu võib-olla oleks loll. Ei saa nii jõudne olla ju. Mulle tundub, et see on väga vastutusrikas ja seal tundub, et ei tohi ühegi nimega eksida. Ei, seda ei tohi, sest et siis ei saa... Tundub, et ei tohi ühegi nimega eksida. Ei, seda ei tohi, sest et siis ei saa üldse aru, kes tuleb ja kes tulemata on jätnud. Et see tekitaks teatud stressi, aga... Kuidas see vastuvõtt üldse on siin, see pidulik sündmus? See on ka natukene stressirohke, peab nad kuidagi paremat riidet selga panema ja selja sirgu lööma ja kõik vaatavad ja hindavad. No kahjuks on tekkinud jah, selline, ma ei oska öelda, õhkkond imidž sellele üritusele, et mingi seltskond siis kommenteerib, milline see pärast annavad hinnanguid, et mis on äärmiselt kurb ja kahetsusväärne, et mis tähtsus seal on? Tähtis on inimene, mitte see kest. Mis tähtsus seal on? Tähtis on inimene, mitte see kest. Ja tegelikult on ju oluline see, et me ikkagi vähemalt kord aastas saaksime kokku ja saaksime üheskoos. Ja suurem pidu sel aastal toimub Pärnu linnas. Väga meeldib. Tõesti väga meeldib. Ma sattusin täna kuskil 11. See oli nii soe tunne, kuidas rahvas kogunes, me seisime külg külje vastas. Hästi ei näinud küll eriti midagi. Aga isamaaline tunne... Hästi ei näinud küll eriti midagi. Aga isamaaline tunne oli isamaaline oli põues. Tõesti väga-väga tore ja olevatel inimestelt sama tänaval. Sama seisukoht oli. Et loomulikult on see väga tähtis, et kõik liiguks mujal ka ja sellepärast igal pool käib Eesti elu ja mina ei olnud linnas, mina olin natuke linnast väljas, aga ma sain paraadist suurepäraselt osa, sellepärast et lennukid lendasid sealt ka üle ja minu vanemad, kes elavad samast, meil on vist ka lennukid üle. Me isegi, kes siin arutasime enne seda saadet ette valmistades, et Pärnu on justkui nagu naine. Pärnu on Pärnade allee ja siis on naiste rand ja siis on Koidula ja teater kannab ka naise nime, eks ole? On siis niimoodi, on Pärnu niimoodi nagu naiselikum oma tüübilt? Tegi pehmem ja soojem ja... Te olete absoluutselt õigel teel. Aga see on see suvine Pärnu, millest me räägime, aga kui me räägime talvisest Pärnust, siis võib mitte. Ei tea, pigem on ta ka talvel naiselik, sellepärast see meri hoiab seda Pärnu linna kauem soojana ja pehmemana. Et see on väga huvitav ja õige tähelepanek. Mõni kodulinna olemuse üle võib-olla natuke rohkem järele. Ja. Muidu pole nagu põhjustki, aga pidupäeval võib natukene arutleda nende teemad üle. Ja küll ma soovin teile jätku siin Pärnu kontserdimajas ja õige pea on valmis ka president, et alustada vastuvõttu ja tervitust oma kõikide 850 külalise kätlemist. Teatrinäitleja Sven Karpov on niisiis heraldiks. President Arnold Rüütel ja proua Ingrid Rüütel. Proua Helle Meri. Aasta ema Malle Kobin ja poeg Mihkel Kobin. Aasta isa Aldo Kals ja poeg Jaak Kals. Peaminister Andrus Ansip ja proua Anu Ansip. Riigikogu aseesimees Laine Randjärv.
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ja proua Karin Ratas. Riigikohtu esimees ja proua Anu Pikamäe. Panga president Ardo Hansson ja proua Triinu Tombak. Alar Karis ja Eesti Ajaloomuuseumi direktor Sirje Karis. Õiguskantsler Indrek Teder ja proua Reet Teder. Haridus- ja teadusminister akadeemik Jaak Aaviksoo ja kirjastaja Tiina Kaalep. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ja härra Rain Rosimannus. Jürgen Ligi ja proua Kaja Ligi. Regionaalminister Siim Valmar Kiisler ja proua Merli Kiisler. Justiitsminister Hanno Pevkur ja proua Helin Pevkur. Kaitseminister Urmas Reinsalu ja proua Signe Reinsalu. Sotsiaalminister Taavi Rõivas ja proua Luisa Värk. Kultuuriminister Urve Tiidus. Endine peaminister Andres Tarand ja proua Mari Tarand. Endine Riigikogu esimees Toomas Varek ja proua Ljubov Ööpik. Riigikogu esimees Toomas Varek ja proua Ljubov Ööpik. Riigikogu liige Jaanus Tamkivi ja proua Eva Tamkivi. Riigikogu liige Kadri Simson ja härra Priit Simson. Riigikogu liige Kaia Iva ja härra Ilmar Iva. Riigikogu liige Sven Mikser ja proua Mari Vaus. Riigikogu liige Anneli Akkermann ja härra Arhon Viljovetik.
Riigikogu liige Andres Riigikogu liige Margus Hanson ja proua Taimi Hanson. Proua Taimi Hanson. Herkel. Riigikogu liige Remo Holsmer ja Preili Helen Neitov. Ja Preili Helen Neitov. Riigikogu liige Jüri Jaanson ja proua Tatjana Jaanson. Riigikogu liige Tõnu Juul ja proua Anu Maiste. Riigikogu liige Siim Kabrits ja proua Terri Tamm. Riigikogu liige Lembit Kaljuvee ja proua Maivi Kaljuvee. Riigikogu liige Kalle Laanet ja proua Kaie Rõõm Laanet. Riigikogu liige Revi Kuusk. Liige Peeter Laurson. Riigikogu liige Kalev Lillo ja proua Terje Lillo. Väino Linde ja proua Marite Linde. Riigikogu liige Lauri Luik ja Preili Reelika Pirk. Riigikogu liige Rait Maruste ja proua Elisabeth Fuura. Mart Meri ja proua Kai-Riin Meri. Riigikogu väliskomisjoni Marko Mihkelson ja vandeadvokaat Triin Ploomipuu. Riigikogu liige Marianne Mikko ja härra Peeter Andrekson. Riigikogu liige Jüri Morozov ja proua Merle Kruus. Riigikogu liige Mart Nutt ja proua Aet Kukk.
Riigikogu liige Liisa Pakosta ja Kadrina vallavolikogu esimees Jaanus Reisner. Riigikogu liige Rainer Vakra. Riigikogu liige Karel Rüütli ja proua Merilin Jalakas. Ja proua Mai Palling. Riigikogu liige Urve Palo ja härra Janek Palo. Riigikogu liige Juku-Kalle Raid ja Riigikogu liige Mati Raidma ja proua Heli Raidma. Riigikogu liige Rein Randver ja tütar Kairi. Riigikogu liige proua Marina Riisalu. Riigikogu liige Indrek Saar ja proua Ülle Lihtfeld. Riigikogu liige Andrus Saare ja proua Annika Saare. Riigikogu liige Andrus Saare ja proua Annika Saare. Riigikogu liige Andre Sepp ja proua Karin Sepp. Riigikogu liige Sven Sester ja proua Kairi Sester. Riigikogu liige Priit Sibul ja proua Heidi Sibul. Riigikogu liige Neeme Suur ja proua Kati Suur. Riigikogu liige Aivar Sõerd ja proua Meeli Kallas. Riigikogu liige Olga Sõtnik ja ema Niina Sõtnik. Riigikogu liige Tarmo Tamm ja proua Kaia Tamm. Riigikogu liige Terje Trei ja härra Kalle Vares. Riigikogu liige Imre Sooäär ja proua Ellen Marja Valter. Riigikogu liige Margus Tsahkna ja proua Anna-Greta Tsahkna.
Riigikogu liige Ülo Tulik ja proua Urve Tulik. Riigikogu liige Urbo Vaarman ja proua Ljudmilla Vaarman. Riigikogu liige Rannar Vassiljev ja Preili Tiina Urm. Riigikogu liige Jaana Toom ja poeg Korneli Litvinov. Euroopa Parlamendi saadik Siiri Oviir ja härra Mihkel Oviir. Euroopa Parlamendi saadik Ivari Padar ja proua Kristel Woltenberg. Euroopa Parlamendi saadik Vilja Savisaar Toomast ja härra Taimo Toomast. Euroopa Parlamendi saadik Kristiina Ojuland ja härra Raimo. Euroopa Parlamendi saadik Indrek Tarand ja proua Kadi Tarand. Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm ja proua Elle Pilviste. Tallinna Tehnikaülikooli rektor professor Andres K. Marika Maripuuga. Eesti Maaülikooli rektor professor Mait Klaassen ja proua Epp Klaassen. Tallinna Ülikooli rektor professor Tiit Land ja proua Kadri Land. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor professor Peep Lasman ja proua Kadri Lasman. Eesti Kunstiakadeemia rektor professor Signe Kivi ja kunstnik Kalju Kivi. Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo. Vabariigi presidendi mõttekoja liige Teater No 99 kunstnik Ene-Liis Semper ja härra Tiit Ojasuu. Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme.
Vabariigi presidendi mõttekoja liige, peaministri nõunik, presidendi mõttekoja liige, peaministri nõunik, erukindral Ants Laaneots ja proua Lea Laaneots. Major Ülo Isberg. Vabariigi presidendi mõttekoja liige, Tartu Ülikooli religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar ja proua Tähti Lehtsaar. Vabariigi presidendi mõttekoja liige, looduskaitsja Aleksei Lotman ja proua Kaja Lotman. Vabariigi presidendi mõttekoja liige, tehnoloogiaettevõtja Henri Laupmaa ja Mari Hunt. Vabariigi presidendi mõttekoja liige, Tallinna Tehnikaülikooli teadur doktor Robert Kitt ja proua Monika Kitt. Vabariigi presidendi mõttekoja liige, arhitekt Ülar Mark ja tütar Vabariigi presidendi mõtteserdi korraldaja Helen Sildna ja härra Ants Uustalu. Vabariigi presidendi mõttekoja liige, leiutaja Tanel Linnas ja proua Maris Silm. Vabariigi presidendi mõttekoja liige, Eesti Teaduste Akadeemia president Richard Willems ja proua Anne Willems. Vabariigi presidendi mõttekoja liige, ettevõtja Tiit Pruuli ja proua Maris Pruuli. Vabariigi presidendi mõttekoja liige, Tartu Ülikooli laineoptika professor akadeemik Peeter Saar ja proua Alla Saari. Vabariigi presidendi mõttekoja liige, Tartu Ülikooli androloogiakeskuse juht doktor Margus Punab ja doktor Mari Punab. Danske Panga Vabariigi presidendi kultuurirahastu toetaja Aivar Rehe ja proua Kristel Rehe. Vabariigi presidendi kultuurirahastu liige, helilooja Tõnu Kõrvits ja proua Ingrid Kõrvits. Juhatuse esimees, Vabariigi presidendi kultuurirahastu toetaja Väino Kaldoja ja proua Reet Kaldoja. Skype Eesti juht, Vabariigi presidendi kultuurirahastu toetaja Andrus Järg ja proua Kati Järg. Presidendi kultuurirahastu liige, molekulaarbioloog professor Priit Kogermann ja proua Lembi Kogermann. Vabariigi presidendi kultuurirahastu liige, Eesti Teaduste Akadeemia Under ja Tuglase kirjanduskeskuse direktor akadeemik Jaan Undusk ja proua Maarja Undusk. Eesti Toidupanga juht Piet Buurefain ja proua Mariana Nummert.
Vabariigi presidendi hariduspreemia laureaat Mart Noorma ja Tartu hariduspreemia laureaat Mart Noorma ja Tartu Observatooriumi direktor doktor Anu Reinart. Vabariigi presidendi noore kultuuritegelase preemia laureaat Mihkel Poll ja Preili Maret Alango. Vabariigi presidendi hariduspreemia laureaat Tiiu Pääske ja härra Toivo Pääske. Vabariigi presidendi hariduspreemia laureaat Junior Achievement Eesti direktor Epp Vodja ja poeg Madi. Rasmus Haugasmägi ja Preili Elerik Liimask. Soome sõjaveteranide Eesti ühendus esimees härra Heiki Ahonen ja proua Rita Paomees Ahonen. Eesti Vabadusvõitlejate Liidu esimees Gunnar Laev ja vennatütar Anneli Laev. Momento Tallinna ühenduse esimees Leo Õispuu ja proua Silvia Õispuu. Eesti endiste poliitvangide liidu esimees Harri Tromp ja proua Helle Tromp. Vabariigi presidendi noore teadlase preemia laureaat Elmo Tempel ja proua Lea Tempel. Vabariigi presidendi reaalteaduste eripreemia laureaat Jaan Kalda ja proua Virve Sarapik. Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik professor Julia Lafranc ja härra Rudolf Lafranc, abikaasa. Kohtu tsiviilkolleegiumi esimees Ants Kull ja Tartu Ülikooli professor Irene Kull. Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras ja proua Kaili Terras. Kaitseväe peastaabi ülem mereväe kapten Igor Švede ja proua Hedi Švede. Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili ja proua Silva Kiili. Kaitseministeeriumi kantsler Mikk Marran ja proua Kaisa Marran. Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ja proua Helin Vaher.
Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ja proua Merike Tammearu. Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu ja proua Kait Sinisalu. Estkon 14 major Arno Kruusmann ja proua Anneli Kruusmann. Aasta ohvitser kapten Eero Aia ja proua Susanna Aia. Estkoi 15 ülem major Tõnis Metjer. Lääne-Eesti päästekeskuse juht Ivar Kaldasaun ja proua Piret Kaldasaun. Aasta allohvitser vanemveebel Margus Soodla ja tütar Karina Soodla. Veebel Margus Soodla ja tütar Karina Soodla. Häirekeskuse aasta töötaja Marika Kuusik ja härra Enn Alunurm. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Andres Põder ja proua Marje Põder. Andres Põder ja proua Marje Põder. Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku pea metropoliit Stefanus ning Pärnu ja Saare piiskop Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku pea metropoliit Kornelius ja saatja ülempreester Juvenalius Kaarma. Ja ülempreester Juvenalius Kaarma. Eesti juudi koguduse pearabi Efraim Shmuel Kott ja rabanit Rooma katoliku kiriku apostelik administraator Eestis piiskop Philippe Jordan ja isa Igor Gavriltšik. Pärnu linnapea Toomas Kivimägi ja proua Anu Sommer. Viljandi vallavanem Ene Saar ja härra Heiki Saar. Pärnu linnavolikogu esimees Krista Nõmm ja härra Jan Pulk. Andres Metsoja ja proua Pirjo Piiroja. Viljandi linnapea Ando Kiviberg ja proua Inge Suder. Riigikogu Kantselei direktor Maria. Välisministeeriumi juriidilise osakonna peadirektor Anneli Kolk. Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Margus Allikmaa ja proua Eda Allikmaa.
Eolane Tallinn AS tegevjuht Emöke Soogenbits ja tütar Preili Kristel Soogenbits. Vabantahtlike juhendaja. Pärnu sõudekeskus Kalev treener Mati Killing ja proua Reet Palm. Aasta treener maadlustraste. Eesti tõstesmuk. Olümpiavõitja Gerd Kanter. Aastavõistkonna liige EP-vehkleja Irina Embrich ja härra Aleksander Embrich. Aastavõistkonna liige EP-vehkleja Kristina Kuusk ja härra Hardi Niiler. Kurtide olümpiamängude medalivõitja tõkkejooksus Emilia Manninen ja härra Jussi Manninen. Aasta meessportlane, maailmameister EP-vehklemis Nikolai Novosjolov ja proua Oksana Novosjolova. Aasta naissportlane, maailmameister ja Euroopa Julia Beljajeva ja härra Ilja Kozerjev. Eesti Olümpiakomitee president Neinar Seli ja proua Kersti Seli. Maailmameister Kreeka-Rooma maadluses Heiki Nabi ja proua Egle Eller Nabi. Erivajadustega inimeste ujumistreener Õnne Polisinski. Treener Kaia Heinleht ja härra Valdur Heinleht. Jalgrattatreener Erich Berner ja proua Heli-Aili Berner. Riigi teaduspreemia laureaat Enn Tarvel ja proua Alefti. Teaduse Heinaru ja proua Eeva Heinaru. Spordi elutööpreemia laureaat Jaak Salumets. Eesti koostöökogu liige David Vsevjov ja proua Lehti Hiller.
Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna dekaan professor Gert Järvan ja proua Mai-Liis Järvan. Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut professor Jaanus Remme ja tütar Anna-Liisa Jõgi. Eesti Agrenska fondi juhatusesimees professor Tiina Talvik ja Tartu Ülikooli emeriitprofessor Raul Talvik ja Tartu Ülikooli emeriitprofessor Raul Talvik. Eesti Muinsuskaitse Seltsi auesimees Trivimi Velliste ja proua Anne Pärnu kontserdimaja direktor Marika Pärk ja poeg Markus Lehar-Luur. Riigi Kinnisvara AS juhatusesimees Jaak Saarniit ja proua Marje Tugim. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Taavi Kotka. E-tervise ekspert doktor Peeter Ross ja doktor Evelin kohtu kohtunik Pavel Gontšarov ja proua Iiris Kangur-Gontšarov. Tekstiilidisainer Piret Kartus. Teater No 99 dramaturg Eero Epner. Diplomaatilise korpuse vanem Iirimaa suursaadik härra Peter Kieran MacIver abikaasaga. Vabariigi suursaadik härra Tofik Zulfugarov. Kasahstani Vabariigi suursaadik härra Galımshan Koishhibajev abikaasaga. Portugali Vabariigi suursaadik proua Maria de Perestrellu. Iraani Islamivabariigi suursaadik härra Seyed Rasul Musavi. Soome Vabariigi Norra kuningriigi suursaadik proua Liise Nikoliine Kleben-Grevsta abikaasaga. Poola Vabariigi suursaadik härra Grzegorz Marek Poznański. Venemaa Föderatsiooni suursaadik härra Juri Merzljakov abikaasaga. Doktor Kusun abikaasaga. Peruu Vabariigi suursaadik härra Pablo Portugal saatjaga.
India Vabariigi suursaadik härra Aladjan Manikam. Hispaania kuningriigi suursaadik härra Alvaro de la Riva Guzmán de Frutos. Brasiilia Vabariigi suursaadik härra Virginio Eliseu Filho. Saksamaa Liitvabariigi suursaadik härra Christian Matthias Schlaga abikaasaga. Härra Katalin Avramescu abikaasaga. Ungari suursaadik härra Erik Haupt. Obler. Iisraeli riigi suursaadik härra Dan Ashbel abikaasaga. Sri Lanka Demokraatliku Sotsialistliku Vabariigi suursaadik härra Oshaji Alahaperuma. Suurbritannia ja Kuningriigi suursaadik härra Christopher Holby. Kanada suursaadik härra John Morrison. Indoneesia Vabariigi suursaadik härra Elias Ginting abikaasaga. Lõuna-Aafrika Vabariigi suursaadik härra Sello Moloto. Taani kuningriigi suursaadik härra Søren Kelstrup. Tšehhi Vabariigi suursaadik härra Richard Kakk. Ameerika Ühendriikide suursaadik härra Jeffrey Levine. Suursaadik härra Neila Stankevitsius. Jaapani suursaadik härra Tetsuro Kai abikaasaga. Itaalia Vabariigi suursaadik härra Marco Clemente. Horvaatia Vabariigi suursaadik härra Kresimir Kopčić. Härra Lubomir Todorov. Makedoonia Vabariigi suursaadik härra Sašo Veljanovski.
Hollandi kuningriigi suursaadik härra Jos Schellars abikaasaga. Kreeka Vabariigi suursaadik härra Konstantine Katsambis abikaasaga. Omchai Charanassombon. Pakistani Islamivabariigi suursaadik härra Sayyad Kamran. Maroko kuningriigi suursaadik härra Mohammed Ariad kaasaga. Rootsi kuningriigi suursaadik härra Anders Lundgren abikaasaga. Prantsuse Vabariigi suursaadik härra Michel Raineri. Filipiini Vabariigi suursaadik proua Patricia Ann Paes. Läti Vabariigi suursaadik härra Juris Poone. Vabariigi suursaadik professor Charles Mifsud kaaslasega. Türgi Vabariigi suursaadik härra Ahmet Ülker. Vietnami Sotsialistliku Vabariigi Sloveenia Vabariigi suursaadik härra Tone Kaiser. Riigi suursaadik doktor Shang Tong-Hee. Gruusia ajutine asjur proua Tamar. Iraagi Vabariigi ajutine asjur Herk Halel. Mehhiko Ühendriikide ajutine asjur härra Marco Antonio Lustauno Caballero abikaasaga. Püha Tooli esindaja ajutine asjur Monsignor Vanni Gaspari. Šveitsi konföderatsiooni ajutine asjur härra Beat Pürgi abikaasaga. Uruguay Idavabariigi ajutine asjur härra Alejandro Garofali. Palestiina esinduse juht härra Nabil Al-Wazir abikaasaga. Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht härra Hannes Maailma Terviseorganisatsiooni esinduse juht proua Marge Reinap ja Postimehe peatoimetaja asetäitja Aivar Reinap.
muusik Ott Lepland ja ema Külli Lepp. Muusik, kodanikuaktivist Emil Rutiku ja tütar, moeloo ja disainer Hanna Korsar. Aasta vanaema Leili Org ja lapselaps Anette Org. Aasta vanaisa Lembit Võti ja lapselaps Edith Eding. Aasta arst doktor Alge Vare ja härra Ain Vare. Professor Raivo Vilu ja proua Helle Vilu. Estonia folkorkestra dirigent Rahvusringhäälingu ajakirjanik Neeme Raud. Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni esimees doktor Jüri Teras ja doktor Marina Teras. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna residentuuri juht professor Lember. Perearstide kvaliteedisüsteemi juht Katrin Martinson ja härra Kaupo Kaupmees. Keelehooldekeskuse koordineerija, keelesäutsu autor Egle Pulle-Sild. Tallinna lennujaama maapealse teeninduse juht Tiit Kepp ja proua Marika Kepp. Muusikalavastuse preemia laureaat, ooperilaulja Monika Evelin Liiv ja õde Liivika Liiv Kaldmaa. Parima naiskõrvalosatäitja auhinna laureaat Tiina Tauraite ja härra Erki Laur. Kirjanik Urmas Vadi ja proua Eeva Kirsipuu Vadi. Pärnu linnavolikogu liige Mark Soosaar ja proua Svea Aavik. Riigi kultuuripreemia laureaat kunstnik Vladimir Anšon ja proua Nadežda Anšon. Riigi kultuuripreemia laureaat Eesti Kinoliidu esimees Jaak Lõhmus ja proua Tiina Hallik. Eesti Mäluinstituudi juhatuse liige härra Toomas Hiio ja tütar Juuli Hiio.
Pärnu muuseumi direktor, ajaloolane Aldur Vunk ja proua Kristiina Vunk. Arvamusfestivali korraldaja Maiko Keskküla ja proua Maile Keskküla. Setomaa Ülemsootska Aarne Leima ja proua Anneli Leima. Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatusesimees Monika Haukanõmm ja härra Kaupo Haukanõmm. Pärnu Postimehe tegevtoimetaja Iira Igasta ja poeg Kristjan Igasta. Tallinna Lastehaigla toetusfondi esimees Janek Mägi ja proua Kätlin Mägi. Arvamusfestivali maaletooja ja peakorraldaja Kristi Liiva ja vanaisa Valdeko Liiva. Vabaõhumuuseumi direktor Merike Lang. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja Mari ja härra Kaido Jõgeva. Meremuuseumi juht Urmas Treesen ja proua Katrin Savomägi. Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi direktor professor Jüri Elken ja proua Irja Elken. Parima koolisöökla Tallinna Laagna gümnaasiumi söökla peakokk Niina Fedotova ja Keila SOS Lasteküla ema Merle Poom ja härra Meelis Kukk. Eesti Õpilasesinduse Liidu juhatusesimees ajakirjanik Hans Lõugas ja proua Kreet Stuubender Lõugas. Uhtna põhikooli matemaatika ja füüsikaõpetaja Tõnu Joab ja tütrepoeg Siim Miil. Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži direktor Viktor Hiiumaa muuseumi teadusdirektor Helgi Põllo. Koostöökogu liige Kaie Karniol ja härra Andri Karniol. Maalehe peatoimetaja Aivar Viidik ja tütar Hanna Sinijärv. Müürilehe peatoimetaja Helen Tammemäe ja härra Rene Altrov. Lääne elu toimetaja Lehte Ilves ja härra Raul Tammet.
Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik Ildar Nizametinov ja proua Jelena Tšalova. Pärnu haigla juhatuse esimees doktor Urmas Sule ja proua Katrin Virkus Sule. Eesti Ratsaspordiliidu juhatuse esimees Jaanus Berkman ja tütar Maris Krigulson. Jevgenia Garanja. Külaliste tervitustseremoonias on nüüd väike paus. Presidendipaar läheb puhkama ja ennast värskendama. Kusagil 2/3 külalisi ja tema proua juurest läbi käinud, aga siin 3. korrusel foees on alles mõnus ootusärev melu. Kõik maitsevad suupisteid. Suupisted on tehtud erinevate kokkade poolt. Aasta noorkoka ja aasta parima koka ja mida siis inimesed söövad. Minu ees on väike valik. Näitin põdraliha pall põdrasamblaga, mille on teinud Kõue mõisakokk Hardi Nurmine. On maksakreem, on täiesti ehedat ja head Eesti peeti ja kaalikat. Kõik maitseb väga mõnusalt ja vähemalt üks kondiiter on Suppelsaksa kohvikust, nii et ka kodukoha toidud on hinnas ja mina juba neelatasin. Aga nüüd on aeg väikesteks intervjuudeks ja need Grete on leidnud juba kultuuriminister Urve Tiiduse. Tõepoolest, keskustelu käib siin nii suur, aga me oleme kinni püüdnud Urve Tiiduse. Kuidas kontsert meeldis, tuleb ju kultuuriministri käest eelkõige küsida. Tänan küsimast. Mulle väga meeldis see kava. Üldse kokku selle videoprogrammiga, kus me justkui vaatame perekonnade lapsed ja sõbrad koos ja samal ajal selline muusika, mis justkui jutustab Eesti inimestest, tema mõtetest ja väga hea kooslus oli. Selline rahvusromantiline rütm oli seal ka alatoonis. Ma vaatan, neil on ka rahvariided seljas. Need on isiklikud ja kuidagi... Ja rahvusromantiline rütm, see oli hästi öelda. Rahvariided on Saaremaalt ja minu meelest Antseküla omad. Isiklikke rahvariideid kahjuks ei ole, et on toredad inimesed, kes on usaldamiseks niimoodi. Aga vähemalt mõttega valitud? Ikka ja, eks ta ikka Saaremaa oma kipub olema. Aga kuidas on kultuuriministrina, kui nüüd käia kontserditel ja teatrites ja igasuguseid selliseid üritusi vaatamas, kas tuleb kuidagi teistmoodi hinnata ka seda, mis laval toimub? Või on üldse tuleb oma hinnangutes väga ettevaatlik olla, kui kultuuriminister juba midagi ütleb, siis see võib olla määrava saatusega kellegi teise jaoks? See, mis te nüüd küsisite, mina selline minister, kes hakkab hindama loomingut, kas see on hea või halb. See ei ole absoluutselt minu loomusega ministri ametiga. Looming on see, mida tuleb võtta, püüda seda mõista, tunda sellest rõõmu ja naudingut ja sellisena ma ka suhtun. Tõesti, palju tuleb teil rohkem kui muidu. Aga iseenda jaoks olete kuidagi mõelnud teistmoodi, et varemalt ma lihtsalt käisin ja nautisin kultuuri, aga nüüd ma peaks kuidagi rohkem seisukohta kujundama, et mida ma siis nüüd ikkagi nägin ja kuidas see siis ikkagi nüüd... Mina olen kujundanud tegelikult ammu enne seda ametit on ikkagi see, et Eestis on see valikuvõimalus, see kultuuriste pakkumine, see loomingu küllus ja mitmekesisus, see on imetlusväärne. Ma ei väsi seda kordamast tegelikult. See on imetlusväärne. Ma ei väsi seda kordamast tegelikult. Ja isegi kui see kõlab natukene juba kuulduna, siis mille pärast võib-olla peaks muretsema on see, et kõik ei jõua näha, kõik ei jõua kuulda, igale poole ei jõua minna. Õnneks praeguses ametis siiski
No kutseid on rohkem kui päevi kuus, ma arvan. Jah, ei vaidle vastu. Ja sellest on isegi ei vaidle vastu. Ja sellest on isegi kahju natuke, et igale poole kohe ei jõua, aga jõudumööda ikka. No kui oleks saanud nüüd ise kõige tähtsama päeva, pidukava, kontserdikava, jätame kõrvale kõik tänase ja olnu. No mis on need laulud või luuletused või esinejad, kes seal peaksid kindlasti olema? Ja number 1. Nüüd, kui ma mõtlen selle üle, siis see oli tänase päeva programm. Lihtne Eesti elu, see tänane päev ilma sellise ülespuhutud hoiakuteta väga-väga minul läks südamesse. Kui ma ütlen teile kohe, et ma hindan siiski professionaale, mina ei ole professionaalne lavastaja. Projektijuht oleks peal, jah? No võib-olla. Mis ma võib-olla mõtleksin, et saarlasena ja mere ääres elava inimesena võib-olla ma mõne merelaulu paneksin sisse, et see oleks võib-olla selline minu valik. Aga see oli väga terviklik ja väga tore. Ole, siis järgmisel aastal saab oma ettepanekutega esineda. Seda näitab näeme. Aga aitäh ja kaunist pidupäeva teile. Sõnajärg Margitile. Nüüd on minu vestluskaaslasteks 2 noort ja säravat inimest tegelikult tulnud otse Londonist. Kristo Käärmann, viimaste aastate ühe edukama startup-firma Transferwise omanik ja looja ja Kris Soonik omanimelise pesubrändi moetaevasse lennutaja. Kõigepealt ma tõesti küsin otse, et kas te tulite lihtsalt selle tore koos tulla või te oletegi koos? Me ikka üsna palju aega veedame koos neil päevil, et London on suur linn ja mina olen Londonis juba 7 aastat elanud, aga ikkagi Londoni ilusamad tüdrukud on ka eestlased. Ma tänan. Tüdrukud on ka eestlased. Ma tänan. Aga ei, see on tõsi, et mõlemad läksime, aga leidsime ka teineteist. Mida on see väike tore Eesti teie sünnimaa teile kaasa andnud selliseks rahvusvaheliseks eduks? Kui te mõtlete? Minu etkust. See, kuidas me 20 aastat tagasi oma riigi siin üles ehitasime ja mitte ainult riigi, aga majandused, see on tegelikult hästi palju julgust andnud. Ja kui mina alustasin meie ettevõttega, et siis see, mida siin Hansapankurid omal ajal tehti ja kuidas Eesti valitsus olid, see on annab sulle julgust, et meie saame ka. Aga sina, Kris? Ma tegelikult täpselt sama sõna mõtlesin vaprust öelda, et minul on tunne, et kui me oleme teotahtelised Eestis, siis tegelikult me oleme väga teotahteliselt, me saame vaatamata, ma ei tea, kas see, et meid on nii vähe siin riigis ja me tahame tõestada maailmale, et see, et meid vähe on, ei tähenda, et me oleme teisejärgulised. Ja ma arvan, et selline alati toetus on täiesti fantastiline, olles kuskil mujal maailmas. Kui palju aega te näiteks 1 kuus või 2 kuus veedate siin kodus Eestimaal? Meil mõlemal tegelikult on ju oma staabis siin Eestis on juba 35 inimest ja mina veedan vähemalt korra kuus, tulen Eestisse ja samuti minu kaasus. Meie side Eestiga tiheneb, mida paremini meie ettevõtmisel läheb. Ja sinu emal-isal on väga hea meel, jah? Minu emal-isal on väga hea meel selle üle. Ja seal on väga hea meel, jah? Minu emal-isal on väga hea meel selle üle. Ja Kris, sinul on, ma saan aru, väike tore õmblusvabrik kusagil Koplis, kus need maailma vallutanud sellised esemed tegelikult valmis õmmeldakse nobedate Eesti ja venelannade näppude alt nad tulevad, eks? Täiesti 100% Eestis toodetud ja samamoodi mind toob nii kuus korra 1,5 kuu ja see on tore tunne tulla siia, mitte ainult sellepärast, et oma sõbrad-tuttavad üle vaadata, vaid ka natuke sellist äriasja tegema. Kuidas teile Pärnu meeldib? Te oma kodust Tallinnast ja siis 1,5 tundi. Millest te omavahel rääkisite täna Eesti Vabariigi sünnipäeval? 2 noort ja ilusat inimest. See on väga hea küsimus, et tegelikult see Eesti tunne on välismaal mõnes mõttes tugevam isegi kui kodus. Ja tavaliselt aga, et see... Siin oli muide midagi sinna poole. Me alustasime juba hommikul, Krissi vanemad tegid meile kiluveel, millega me ikkagi Eestit tajume väljastpoolt. Aga millest me rääkisime, et tegelikult on ju väga tore ilm oli täna ja sõita läbi Eestimaa sellist loodust ja
ja nagu oma kodutunnet on ikka mujal väga raske saavutada. Härra president ütles, et käige, saage kogemusi maailmas ja tulge tagasi, et siin on alati teie kodu maailmas ja tulge tagasi, et siin on alati teie kodu. Ja see on tõsi, sellepärast, et ükskõik kui palju inimesed ütlevad, et no nüüd te olete olnud ja no mis teie. Aga see tegelikult see tunne olla siin on palju tugevam ja meeldivam. Aga aitäh südamest ja edu teile maailmas ja tere tulemast koju tagasi. Aitäh teile. Ja nüüd on kõigil võimalus vaadata, mis juhtub, kui lõbu ja rõõm omavahel kohtavad. Te olete siia täna kutsutud kui eelmise aasta suurpere vanemad ja nende esindajad. No kui lihtne või kerge on kasvatada ja nende esindajad. No kui lihtne või kerge on kasvatada siin Eestis eestimaalisi lapsi. Mulle väga meeldis härra presidendi kõne, kus ta rõhutas sellele, et kõik algab endast ja täpselt nii ongi, et see laste kasvast, et mis jalaga ma hommikul voodist üles tõusen, eks. Et see on lihtne ja keeruline ühte aegu, et see, ma ei tea, ma ütleks, et see on mõnus ja natukene selline piinav ka vahepeal. Ja sõitmas meil Emil, meie 10-aastane Emil ütles, et kuulge, et miks te kahekesi lähete, et te ju ei oleks pere ilma meieta, et miks meid kaasa ei võeta. See vanemaks olemine ongi see, et sa pead seletama täiskasvanute asju lapsele niimoodi, et ta neid aru saab. Ja vastupidi ka. Kogu aeg räägitakse tegelikult sellest, et Eestis on liiga vähe lapsi ja lapsi miinimumi küll kenasti täis teinud. Aga kuidas teisi inimesi motiveerida? No mis on see präänik või piits, mis siis riik peaks tegema, et nüüd siis hakkavad lapsed sündima? Mis on nii isiklik, et ükski präänik ega piits ei aita? No ta ikka ongi isiklik, et siis kui on õige aeg, need lapsed tulevad. Meil on ta nii läinud, et on 4, mis edasi saab, ei tea. Kuidas see mõte meeldib, et mis edasi saab, veel ei tea? Täpselt nii võtagi, et ei tea, mis edasi saab. Küll ja veel. Kui me vaatame seda, kui palju tegelikult inimesed ja noored inimesed sõidavad välismaale ja lähevad ja jäävadki, siis kuidas teie kasvatate oma lapsi? Kas te eestlasi Eestimaa jaoks või hoopis maailma kodanikke või need hoopis välistavad üksteist? Maailma kodanik Eestimaa jaoks, ma arvan. Meie tütar lõpetab 9. klassi nüüd kevadel ja tema ütles üks päev hästi armsalt, et ma tahan ära käia. Näitab, et midagi on nagu õigesti tehtud. Et ma usun, et maailma kodanik Eesti jaoks on see võtmesõna küll. Aga statistika järgi, kui nüüd võtta, siis reaalselt teie lastest, karm statistika ütleb, vähemalt üks võib nagu väga ära uue koduma kusagil mujal. Te olete selleks ka valmis oma elus? Me käime Taavi-Õel Prantsusmaal külas, nii et jah. Kui lähevad, siis jääb loota, et tulevad tagasi, et ju me siis, me loodame, et me suudame neile sellise nagu kasvatuse anda, et nad saavad siis kas välismaal väga hästi hakkama ja võib-olla tahavad tagasi ka tulla. Teie olete oma tunnustuse selles mõttes ju saanud, et teid on tunnustatud kui tublisid lapsevanemaid, aga inimesed, kes igapäevaselt seda teevad, ega nad päris täpselt ju lõpuni aru ei saa, et kas ma teen asja, läheb mul ikka nii hästi. No mis peab tegema õigesti, et oleks hea lapsevanem ja lastest kasvaksid toredad inimesed? Ega me seda ise ka ju ei tea, eks me kasvatame neid nii nagu kasvatatud, et seda me neile edasi anname. No mis asi see on, mida te edasi annate? Üks asi, üks oluline asi. Armastus enda vastu kõigepealt ja siis tuleb armastus kõige muu vastu. Nemad on seda meile õpetanud ja meie õpetame seda tagasi. Kas lapsed on õpetanud ja meie õpetame seda tagasi? Kas lapsed on isamaalised tänapäeval? Emme, mida me lipu välja viime? See on tänapäeva põlvkonnale kenasti sisse kasvanud, see isamaalus, eestimaalsus ja kodumaa armastus. Jaa, see on selline armas, et veisime just Emiliga, kui me sõitsime maale Taavi vanemate juurde, et kuidas Rõuges Vabadussõja ausammas kunagi peideti ja siis see taas leiti ja siis Emil küsis meie käest, et emme, et kauaks meile seda vabadust antud on. Siis ma ütlesin, et ma loodan, et igavesti, aga seda ei tea iial ette ja see tema selline siiras küsimine oligi täpselt see,
mida nemad meile õpetavad. Teinekord keeruline meelde tuletada, et kõik ei ole iseenesest mõistetav, et on palju inimesi selle nimel ju vaeva näinud ja tööd teinud igapäevaselt, et see, mis näinud ja tööd teinud igapäevaselt, et see, mis meil on olemas oleks. Palju te mõtlete selle peale, kus me elame, missugune see Eesti on, kus me elame? Ma arvan, et me mõtleme päris palju, aga võiks vist veel rohkem mõelda. Ei saakski selle vanaema, mul on väga armas ema, Taavil on väga armsad vanemad ja vanaema. Nende lood ju käivad meiega iga päev kaasas, et ilma mõtlemata sa ei saagi ühtegi sammu teha, ilma et sa ei teaks, kus on sinu tagala ja kus on sinu samas peab olema tänases. See on selline paras selline... Iga eluga ka selle kõigega hakkama saama, et mitte liiga suureplaaniliseks selle kõigega hakkama saama, et mitte liiga suureplaaniliseks minna. Mis te räägite lastele oma kodumaast? See on see. Eelkõige armsad inimesed, kes meie ümber elavad ja meiega koos elavad. Ja see koht ma olen mõelnud, et see koos elavad. Ja see koht ma olen mõelnud, et see Eesti on selline natukene karune armastus, et ta on ühtaegu selline nagu villane kinnas, on nagu soe ja pehme ja selline mõnus, omane. Et see vist ongi Eesti ka. Väga ilusasti kokku võetud. Aitäh teile. Ilusat pidupäeva siin selles melus ja tervisi lastele, kes kindlasti vaatavad ema isa praegu. Kõige varsti jätkub presidendipaari. On veel kindlasti palju inimesi, kes mõtlevad, et kuidas see võiks kulgeda ja meie loomulikult Eesti Televisioonis hoiame asjade käigul silma peal. Elutööpreemia laureaat, dirigent Eeri Klass ja proua Ariel Klass. Parima naisnäitleja auhinna laureaat Kersti Kreismann ja härra Ants Võrk. Jazzkaare korraldaja Anne Erm ja Vormsi Enn. Juhan Särgava ja proua Helve Särgava. Ettevõtlusedendaja Pärnu rannahotelli taastaja Toomas Sildmäe ja proua Ülle Sildmäe. Filmirežissöör Aljona Suržikova ja härra Sergei Trofimov. Ettevõtja Margus Reinsalu ja proua Külli Reinsalu. Osaühingu juhatuse liige Tarmo Luhaäär ja proua Airi Tullino.
muusik Hendrik Sall-Saller ja proua Berit Sall-Saller. Eesti Draamateatri ja Endla teatri näitleja Jaan Rekkor ja proua Anu Lembra. Endla teatri näitleja Ago Anderson ja proua Aigi Veski. Parima meesnäitleja auhinna laureaat Rakvere teatrijuht Velvo Väli ja näitleja Natali Lohk. Pärnu Sütevaka humanitaargümnaas Laanemets ja proua Evelin Laanemets. Arheoloog Andres Tvauri ja proua Kärt Metsoja. Aasta põllumees Saaremaa karja- ja teraviljakasvataja Tõnu Post ja proua põllumees Saaremaa karja- ja teraviljakasvataja Tõnu Post ja proua Iivi Post. Viiuldaja Anna-Liisa Bezrodnõi ja härra Jan-Erik Gustafson. Merinvesti nõukogu esimees Enn Meri ja proua Ann Meri. Eesti parima mahetootja Kiltsimäe talu peremees Margus Lille. Eesti kaubandust ja preili Piret Eerik. Aasta kasvuettevõtte Rakke AS juhatuse liige Ants Katkosild ja AS juhatuse liige Ants Katkosild ja proua Kersti Katkosild. Matek AS juhataja Sven Mats ja Liina Karlsson. Eesti Energia koolinoorte ettevõtlikkusideede konkursi endja Priit Tuula ja proua Ülle Männiste. Helilooja Jüri Reinvere ja pastor Irja Piispanen. Tegijad Ülo Pikkov ja Heilika Pikkov. Toidu- ja fermentats Sannik ja doktor Ann Sannik. Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna Pärnumaa vaneminspektor Nele Rent ja tütar Rent. Web Influence Group AS omanik Toomas Padovani ja proua Julia Padovani. Eesti Meedia AS juhatuse esimees Mart Kadastik ja doktor Ülle Kadastik. AS Eesti Telekom ja AS EMT juhatuse esimees Valdo Kalm ja proua Marje Kalm. Aasta naine Narva kolledži direktor muusik Virve Köster lapselapsega.
Kures rektor Piret Rauk ja ema Marika Rauk. Aasta suurpere vanemad Grete Rõõm ja Taavi Karu. Swedbank Eesti peadirektor, Pangaliidu juhatuse esimees Priit Peerikaasa Brit Peerens. Pillimeister ja rahvamuusik Heino Tartes ja proua Vaike Tartes. Seltsi juhatuse esimees Aime Klandorf ja härra Ain Klandorf. Ajakirja Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho ja proua Rahvusringhäälingu uudistejuht Urmet Kook. Konguta kooli direktor Liina Tamm ja härra Hans Berg. Stockholmi Eesti kooli õpetaja Eha Laine Kask ja isa härra Hando Kask. Siin Pärnu kontserdimajas on täies hoos, aga meie läheme nüüd vahepeal ja kuulame. Seda oleme tagasi siin Pärnu kontserdimajas ja võite kindlad olla, me näitame teile kõiki, kes presidenti tervitama on tulnud.